Sellise kuuma ilma kiuste ja mägisel pinnal tuli Eesti päästjatel vaeva näha Sardiinias, kus meie 20-liikmeline meeskond oli abiks sealsete tulekahjude ohjamisel. Teadupärast vaevleb kogu Kesk- ja Lõuna-Euroopa suurte maastikupõlengute käes. Meeskond on nüüd paar päeva kodus tagasi. Sardiinias täpselt sama klimaatiline olukord, temperatuur 35+, kuiv ja tuleoht suur. Et kõik see 2 nädalat, mis me seal olime, tulekahjudega saime ka võidelda põhimõtteliselt. Millised see teie tööfront oli, mida te konkreetselt tegite? Meie töötasime siis kohaliku, kas siis vabatahtliku üksuse juures nii-öelda nende laiendatud meeskond või siis olime ka nii-öelda kohaliku Metsaameti päästjate juhtide all. Aga meie töö oli siis põhimõtteliselt 4 pick-up sõidukil, olime meeskonna jaotanud 2 osasse ja mis olid siis varustatud ka kustutussüsteemidega. Et liikusime siis mööda tulekahju perimeetrit ja kustutasime sõidukitega enamasti. Eesti päästjate jaoks on juba ainuüksi tingimused erilised. Nimelt tuli seda tööd teha mägedes. Põleng sellises piirkonnas on veel omakorda eriline. Nimelt on need metsatulekahjud ka teistmoodi arengutega. Ütleme, suure tule kinnipüüdmiseks ongi seal põhiliselt helikopterid, mis selle kinni püüavad ja maa pealt jääb siis nii-öelda see lõplik kustutamine ja seda tuleleviku kiirust me seal ka nagu nägime, kui kiiresti võib tuli mööda mäekülge üles levida. Sardiinia vaates arvasid kohalikud päästeteenistuse inimesed ise, et nende jaoks on kõige hullem möödas. See ei tähenda, et tulekahjudele oleks piir pandud. Mäed dikteerivad kogu selle taktika seal ja eks ta oli raske, et selles kuumas just 40% kõrgusega liikuda üles alla, sul on kohati 20 kilo varustus seljas, et see on päris keeruline ja tegelikult sa pead oma jõudu säästma ja mida me ühel tulekahjul ka siis nägime, kui kiiresti see tuli nagu mäe alt meie poole liikus, siis tähendas tegelikult minu jaoks, kes peast läbi sõna ainult ohutus. Ja see tähendab seda, et sa pead endale tagama põgenemistee, sa keerad autoninad põgenemissuunda ja me tegelikult pidimegi seal paar korda tule eest ära liikuma ohutuse kohta. Eesti päästemeeskonnal vähemalt viimase info kohaselt vajadust Euroopa kolleegidele appi rutata ei ole. Oli kaalumisel prantslastele appiminek, kuid otsest abipalvet eestlastele tulnud ei ole.